ikka mõisnike vastu ja rikaste vastu. Need hakkasid vastu. Tule siia. Näete, mõisnikud kutsusid sõjamehed endale appi ja muidugi see sõda lõppes sellega, et talupojad said, nagu öeldakse, lüüa. Ja siis nad saadeti kaugele Siberimaale välja Eestimaal, et nad olid hakanud mõisnikule vastu. Markato. Ühesõnaga, mille pärast on meil rõhku vaja? Ühesõnaga, lugu peab olema sisemise vihaga. No vaat see sama... Juhul, kui rõhk ei ole sisemist viha. Nii. Te peate olema nii nagu käsist jalust teotest, aga ometigi sisemiselt... Tahaks midagi teha. Начинается она священная война, началась война, и бойцы уходят на фронт. Звучит голос Левитана, читает сводку информбюро, голоса убитых, музыка Баха исполняется. Высота скульптуры Юной Матери 85 метров. Без меча высота 52 метра, весит на 8 тысяч тонн. Длина меча 29 метров, весит меч 14 тонн. Algusse, nii et kuula tuleb teil. Esimene on ka rõhuga, esimene kaob täitsa ära. Kuula. Muidu pulss kaob ära ja ei saa üldse mitte milleskist aru. Täpselt samamoodi. Lapsed, mis asi see on? Raudrüü. Kas soomuksärk ainult alati kaitses? Ei kaitset, see on sõjamehi ja siis leiutati, et raudrüü peal sai, hobusel oli ka rüü peal ja selle odaga siis võideldi. Hobuste seljast tõugati 11 hobuse seljast maha ja löödi surm, kui võimalik oli. Здесь на кургане шел поединок. Кто же кого здесь выследит? Рано утром Василий Зайцев, вышел дозор, случайно в окопе обнаружил немецкого майора. Выстрел, немецкий майор убит наповал. Сейчас Василий Зайцев живет в Киеве, герой Советского Союза. 2, 4. Ja las tajusi peale. Mitte teks välja. Ära vaiksi nooti. Ära. Teks välja pasti.
Thank you.